Iga inimene on eriline. Selles pole mitte midagi halba, kui mõnel lapsel ongi tervise tõttu teistest suuremad erivajadused. Erivajadus ei tähenda sugugi seda, et see laps ei õpi sama edukalt nagu teised. Ka erivajadusega lapsel on õigus oma oskusi ja teadmisi proovile panna ning headest tulemustest rõõmu tunda. Kool on kohustatud omalt poolt kaasa aitama sellele, et ka erivajadustega lapsed saaksid kõikides kooli üritustes kaasa teha. Vaatame nüüd, kuidas kuulmispuudega Andresel koolis läheb. Andresel on kuulmispuue. Ta õpib oma puudest hoolimata edukalt tavalises koolis. Andres oskab väga hästi saksa keelt. Ühel päeval saab Andres teada, et koolis toimub saksa keele võistlus. Andres tahab kindlasti võistlusel osaleda ja oma oskusi näidata. Kuid õpetaja ütleb Andresele, et tema ei saa võistlustest osa võtta. Võistlustel tuleb lahendada ka üks kuulamisülesanne. Õpetaja ütleb, et kuulmispuude tõttu ei suuda Andres nagunii seda ülesannet lahendada. Andres on väga õnnetu. Ta räägib kodus emale ja isale, et teda ei lubata võistlustele. Andrese ema ei taha, et tema laps kurvastaks. Andrese ema helistab õpetajale. Ta küsib, kas Andres ei võiks kuulamisülesande asemel mõnda teist ülesannet lahendada. Õpetajale hakkab see mõte meeldima. Ta leiab ka Andresele sobiva ülesande. Nõnda on ka Andresel teistega võrdne võimalus võistelda. Hea, et see olukord niimoodi lahenes. Ühtegi inimest ei tohi tema puude tõttu ühiskonnast kõrvale jätta. Andres saavutas võistlustel väga hea tulemuse.